McGregor is an absolute genius. Absolute genius. If there is a mistake that Mayweather makes, he will have found it. And he will implement. Please open the door. Thank you. No nii, kallis rahvas, oleme jõudnud siis Hamilton hotelli, kus siis täna striimitakse maailmakuulsat kaklust Floyd Mayweather versus Conor McGregor. Ja siis siin meil on õues selline ala ja sees on suured telekad ja siit tuleb väga kõva show. Me oleme valmis. Siin välja on toodud niisugune suur ekraan, Brisbane'i kõige suurem ekraan ja sees on siis mingid VIP-ruumid ja värgid ja me lähmegi vaatama valmidega, kas me saame selle VIP-ruumi, mis saab siis sees vaadata. Vahepeal on mingi rets reviisia tekkinud, kui me läksime raha välja võtta, kuna kaardiga see makstasin. Loodame kohast ilma ja... Loodame, et keegi veel revist tuli kaardiga sees. Täiesti lampi, ma ei tea neid aussi õlle sorte, ma ütlesin, türa anna mulle midagi. Ütlesin, anna Stella mulle, vaata. Ei, Stella pole selle paketi ees, vaata. Ma ütlesin, türa anna mulle lihtsalt midagi. See on siis VIP-ala, ma kohe näitan. Kõlarid võiks olla natuke valjemalt. Aga samas hinna sees on kõik joogid, sellest võtad palju tahad. Ja ikkagi siseruum. Kelle peale panid, kui palju? McGregor. Palju panid? Summad ei ole tähtsad, aga jah, McGregori peale. Suured rahad mängus. See oleks ülikõva, kui mingi vend, kes tuleb UFC-st, läheb legendaarse bokserassiga 49-0 on skoor ja siis tuleb UFC-st täiesti teise spordiala pealt tuleb mingi vend ja teeb ära. See on lihtsalt nagu täiesti legendaarne, uskumatu. Ma ise olen ka McGregori poolt. McGregori konfitsent oli siis, kui mina pettisin, oli 4,5 ja nüüd on läinud 3,75 peale, ehk siis kui ma praegult juba raha välja võtaks, ma oleks $9 kasumis. Inimesed hakkavad vaikselt aru saama, et McGregor võidab kahjuks õnneks. Come on, everybody, have a good time! Awesome, much better. Hey guys, we've got a bit of a special guest here. We've got Ian Jacobs with us. Mate, this guy is a legend. So he's a triple world champion. He's been voted the pound for pound Australia's greatest ever undisputed world champion kickboxing. He's got records for the fastest KO. He's the best ever fighter seen on TV. He's Australia's most wanted comeback fighter. The man is a champion. I'd like you to all welcome him. He's going to have a bit of a chat to you guys and yeah, I'll pass it over to him. Thank you. Wow, ladies and gentlemen, number one fight in the history of mankind. And we're here. Woo! How good, how exciting. Okay, hands up. Mayweather. Who's got Mayweather? Hands up, McGregor. I'll put 2 hands up. I tell you now, I have it as 100-1. McGregor is an absolute genius. Absolute genius. If there is a mistake that Mayweather makes, he will have found it. And he will infiltrate that tonight. He will go for it. I predict he's got 2 rounds. He's got 2 rounds to take control of the fight. Otherwise, Mayweather is going to get his comfort zone. Now, excuse my French, ladies, but 2 things have to happen here. Mayweather has to, 1, underestimate him, which is dangerous. Or 2, be headbutt by him. Because I tell you what, Mayweather's had the biggest mouth in the South, but now McGregor's come through and absolutely shot him down. Every single interview, every single thing he's done, he's owned him. And being a world champion myself, it is 70% mental. And I believe McGregor has got him mentally. And this is how the fight will go. I believe the fight, he's got 2 rounds to take control, but you don't know.
how that's going to go. Now, ladies and gentlemen, tonight we are also helping a good cause against domestic violence. So dig deep tonight. We've got a few raffles we got put in. We've got people coming around. We've also got some auctions later on which we're going to do. So we'll get on to the fights. Enjoy the night and we'll talk later. Well done everyone. Tal on 3 raundi väidetavalt aega tal ära nii-öelda teha ja 2-3 raundi ja pärast seda no läheb ilmselt raskemaks, et noh, ise on tõenäoliselt mitu korda väiksem, et ta nagu suudab veel ära teha ja seda rääkis praegu inimene, kes tunneb seda spordiala. Terve saal on McGregori poolt. Kõva teema, ülikõva. Nüüd hakkas main event pihta, jääl pandi ka õnneks kõvemaks. Nüüd nagu reaalselt kuuleb midagi. Ja järgmine fight tulebki Conor McGregor ja Floyd Mayweather. Good performance, esimesed 4 raundi olid kõvad, aga ma arvan, et igaüks oleks seal 4 raundi vastu pidanud sellesse ja kõvasti pannud, et jah, kahju, see oleks olnud liiga kõva. Kahju, aga kõva fight, emotsioonid olid kirjeldamatud ja ei, kahju, aga nii läks. McGregor sai kotti ja see pettimishehekülg, kus ma raha sisse panin, seal juba hüppas mul aken kohe lahti, et juba saad järgmise fighti peale, et 2018 sama kuupäev, et on rematch täpselt aasta aja pärast. Et no, ma ei tea, kus nad seda võtavad, aga... No nii, jõudsimegi fightilt tagasi koju ja mul on teile üks üllatus. Ma ei tea, kas see on teie jaoks üllatus, aga minu jaoks on suht üllatus, sellepärast, et nagu ma olen seda liiga kaua oodanud. Mida tekki, kui palju meil ruumi on? Tegelikult on siuke lugu, et ma ostsin uue kaamera. Natukene see lens, mis meil siin otsas on natuke vist liiga raske. Nimetasin Sigma 10–20 mm. Selle kaameraga ma veel ilmselt vlogida ei saa, sellepärast et lihtsalt liiga raske seda kaasas kanda. Aga ma ilmselt, teeme nagu Casey naised, kavatsen selle lensi maha müüa ja osta ikkagi Canon 10–18 mm äkki, kuna see on 2-3 korda kergem. Aga siis sisuliselt edasi võib oodata ilmselt natukene muid videosi ka minul vahepeal. Ma panin ühe video alles, kus oli edit minu 10 kuud Austraalias 3 minutiga. Ja proovin teha vahepeal siukest teisi visuaale ka, et vaatame, milleks see kaamera võimeline on. Ja varsti üks mikrofon ka tulema. Ja teha, oi, Karin. See oli Karin. See oleks võinud paljalt mulla. See oli Karin. Aga jah, ma praegu, kui me lähme välja, ma võtan veel vana kaamera kaasa, sellepärast et on kergem kaasas kanda, siis see kaamera on rõvedalt suur. Ma näitan kohe. See kaamera on siis selline ja see lens, mis siin otsas on Sigma, see on raskuse poolest natuke raske. Canoni lensid on tunduvalt kergemad. Nii et ostab selle Canon lensi ilmselt ära, siis on kergem, siis peaks saama ka kaasas kanda seda kaamerat. Ja, mõtle inimesed situvad perse kaudu, vaata. Nagu pole vaata väga meeldiv tegevus, noh. Nagu endale võib olla, vaata, aga teistele, vaata. Teise inimest situma, et vaadata on imelik, vaata. Ja siis mõtled nagu, et vaata mingi vennad vaatavad internetis piltud persete peale. Tegelikult mõtle kohegi temale. Ainult inimene on niuke asi, kes teeb niimoodi. Te võttis temale. Mis on perses? Miks just perse? Miks mitte küünarnukid, vaata? Sul on sitaks head küünarnukid, mine mõnni.
seda küünarnuki pilti nägid. Aga türa mõtle, noh. Sa ei mõtle praegu. Ja terve pokis, see koht läks põlema seal. Midagi lendas auto alt. Meie tegime. Ma ei kujuta ette, mida teha.